Ja nüüd me räägime nahast ja sellest, milliseid võimalusi see materjal pakub. Miks sa just nahaga tegeled? Mis võimalusi nahk pakub? Sellepärast, et see materjal on niivõrd põnev, see ala kogu aeg uueneb, et miski ei ole ja nagu seisma, tulevad uuemad töötlused, uuemad viisid ja tehnoloogiad ja selle eriala juures juba päris pikka aega olnud. Mulle tundub, et sinu neid kotte iseloomustab funktsionaalsus ja nutikus. Milleks neil need erinevad sahtlid on? Sellel Andron sarjal on saanud arhitektuurist alguse. Sahtli põhimõtted said siis niimoodi alguse, et ma kõigepealt mängisin lihtsalt vormi ja värvidega. Et võib-olla, et esimesse sahtlisse võiks panna visiitkaardid, huulepulgad, saab esimesse sahtlisse, teise sahtlisse võib panna oma nutitelefoni näiteks või siis ka passi, kui reisile lähed. Ja viimases sahtlis siis võiks olla siis näiteks pass ja rahakott. Ja see mahutab ka mini-iPadi. Et nii nagu sellistest mida koti sees võiks hoida, siis sellest lähtuvalt on siis ka nagu kotid läinud nagu suuremaks. Näiteks siin on üks kott, eks ju, kuhu läheb siis iPad sisse juba tagumisse sahtlisse ja nendesse suurematesse kottidesse, portfellitesse ja kandekotti saab panna A4 dokumente ja näiteks siis sülearvuti suurema. Kui te tänaval käite, siis te tunnete selle kandja kindlasti ära. Et see, kes seda kotti kannab, on tõeline pilgupüüdja. Võib-olla tunneb juba kandja ära, et tema on ise selline loovisiksus. Et igaüks ei julgegi seda kotti kanda. Mulle on öeldud, et Tiina, sul on väga lahedad asjad, aga see ei ole päris minu. Kohe varsti pakun sellist heledamat kollektsiooni, millel siis on sellised mõnusad väikesed taskud, mida siis saab kanda kas siis üleülakotina või siis mõnusalt vöökotina. No vot, selle koti puhul, kui telefon heliseb, siis on kohe teada, millises taskus see telefon just parasjagu täpselt on. Aga nende kottidega on nii, et ei pea valima ainult nende hulgast, mis on juba tehtud ja olemas, vaid võib tulla ka täiesti oma ideede ja personaalsete soovidega.